Tervist. Tervist. Eesti rahvas, mitte midagi meil paremaks ei lähe. Numbrid ei ole jälle langenud. Kõik on just kui see jutt inimestel on just kui hale selline vesi. Tundub jah, et numbrid alla ei lähe. Kuskil ilmselt ikkagi keegi on, kes ei kuula neid reegleid ja kes lihtsalt, no kuskil keegi peab olema, mina väga ei näe enam, aga noh, päris igal pool mul kaameraid ka ei ole. Ja me teame, et olukord läheb ainult hullemaks ju sellepärast, et kuna surmav taud on mingil määral hooajaline viirus, siis üks hooajatsükkel peaks nüüd lähiajal läbi saama. Suvel väidetavalt ju ei ole see põhihooaeg. Kes see väidaks seda? Aga kuna jama selles, et me saame muidu järeldada seda, et olukord läheb paremaks, kui numbrid vähenevad. Ehk siis meil ei ole olukord sama, mis enne, meil on numbrid kogu aeg samad, aga kuna taud hakkab hooajaliselt üle minema ja meie numbrid on samad, mitte ei alane, siis sellest me saame järeldada, et olukord läheb hullemaks kogu aeg. See on tõsi, jah. See oli väga teaduslik, ma olen väga tänulik, et minul on nagu see teadlase geen on ikkagi sees, et ma sain väga hästi aru, mida sa mõtled. Jah. Ja oleks meil ühiskonnas ainult rohkem selliseid inimesi, kes saaks nii selgest ja konkreetsest loogikast aru, nagu siin nagu teadlased presenteerivad siin meiena. Ja paljud ka saavad nagu teha. Meie ammu ületatud 100 000 subscriberi piir on saanud jällegi 11 inimest juurde. 12 000 inimest juurde, ikkagi täna hommikuse seisuga. See on ikkagi kõva sõna. Teadus muutub populaarsemaks. Kasv on märkimisväärne, et järjest rohkem inimesi hakkab aru saama, mida me tegelikult teame selleks, et numbrid ikkagi lõpuks alla lüüa. Ja see on hea, et nad aru saavad, sellepärast, et võib-olla on meil nüüd variant panna see kell ikkagi seisma. Sa mõtled see meie tuumapommide operatsioon? Jah. No, iseenesest küll jah, sest et mõtlesin ise küll, et 2 nädala pärast on see olukord nagu nii korras, aga nüüd saan aru, et ise olen kõik õigesti teinud ja mingid värdjad lihtsalt ei tule kaasa sellega, et ma ei kavatse enda pealt ära surra ja ka kõiki teisi ära hävitada. Et kui on mingi viis, kuidas me saame teadlastena selle olukorra ära hävitada ja ise kuidagi selle maailma lihtsalt korda teha, siis teeme selle lihtsalt ise kohe ära. Mis arvate? No, tuumapommi võib jah seisma panna ja siis uuesti ka salajaseks teha, et kasutab hiljem, kui on vaja. Kasutab hiljem, aga sinnamaani keegi ei tea, et meil on. No jaa, aga siis siin ei jää ikkagi midagi muud üle, kui tuleb ikkagi kogu planeet vaktsineerida. Jah. Jah, see on kindel ja ega selle järelduse nii oleks juba jõudnud ja... No me oleme juba ammu vaktsineeritud. Me juba mitu osa tagasi vaktsineerisime üksteist ja iseennast. No jaa, loomulikult, aga ikkagi rõõm on teatada, et patendid lähevad nüüd lahti kohe-kohe, mis tähendab seda, et ka sellised vaesemad riigid, nagu Eesti, saab luua oma vaktsiini samade komponentidega. Ei pea kallist nagu väljamaa kaupa ostma, et meie omad teadlased siis võivad just oma vaktsiini teha, kasutades kohalikku toormaterjali. Jah. Ning seda teadust, mis on siis need teised riigid välja arendanud. Ökovaktsiinid oleks võib-olla isegi siin Eestis populaarsed. Need on praegu jah, üpriski populaarsed. Vegan vaktsiinid ka, et me neid siis ei testi rottide peal nagu kõiki ülejäänud vaktsiine. Jah. Seega peaks see kõigile sobilik olema ja öko ka kindlasti, et ja võib-olla oleks vaja siis ikkagi sinna vaktsiinidesse panna ka natukene nagu mingid tarkused ära jah, et mingi geen või jupikene mingisugust DNA-d kuskil katseklaasis kasvanud, et inimesed saaksid paremini aru meie loogikast. Meie kui teadlaste loogikast siis. Võib-olla peaksimegi siis. Nagu näiteks, et riidetükk näo ees aitab kaitsta sind surmava taudi eest. Jah, sest nagu näha siis paljud inimesed ikkagi siiamaani ei saa seda aru.
Nad ei saa aru sellest, et seega midagi on neil nagu puudu, lihtsalt nad ei ole võimelised mõistma, ei oska enam lihtsalt rohkem puust ja punaseks teha nagu kui see, et juba saadad piitsadega mendid ja välja nagu valvama olukordaga. et see tulemust ei olnud, on ju? Tulemust ikkagi ei ole. Et ma arvan, et võiksime siis... Anda tükikese ise ennast sinna. Jaa. See on väga hea mõte, enda mingisugune geneetiliselt muundatud siis jupikene DNA-d näiteks või... Kopsukõde. Kopsu, jah, nagu MRC5, et kusjuures selle MRC5-ga on veel ju see lugu, et me juba Aruküla kosmoseprogrammi teadlase, siis astronaut-teadlase seniili käte läbi valminud vaktsiin kosmoses. ISS-i pardal. ASS-i siis ikkagi. Nüüd see ASS-i, aga tollal veel ISS-i pardal. Jah, tõsi. Ja õljumisega seal tegi valmis keerulise vaktsiini, aga juhtus sellega üks väike õnnetus, et unustasime selle sooja ühte kohta mootoriruumi ja seal oli kasvama läinud, seal oli pisike mehike oli seal sees, et see Kaukaasia... Silmadega. Sealt ka Kaukaasia isase loote kopsuhude. Sellest läks kasvama siis mehike silmadega. Jah, ja sellest ma saingi nüüd väikse idee, et võib-olla annaks endast väikse tüki sinna. Mis osa te täpsemalt tahaksid endast sinna? Ma ise olen mõelnud, et võiks olla mingi geneetiliselt muundatud embrüonaalsed kottide rakud. Minu omad. Neid siis kasvatada kuskil mingisuguses katseklaasis juurde ja siis neid saaks hakata panema vaktsiinide sisse, et inimesed saavad sealt kaudu oma teadlase geeni kätte. Lisaks siis kaitsega taudi vastu. Ma arvan, et see on väga hea mõte. See on suurepärane mõte, aga samal ajal ega teiegi ju vähem väärtuslikud teadlased ei ole, et äkki me teeme mingi segu sellise teadlas-DNA. No ja mina võiksin anda surnud närvirakke. Ahah. Miks mitte? Mul on et keegi teine ei peaks enam ise hakkama kulutama närve selle peale, et mõistmaks seda suurepärast loogikat, et kuidas 2 meetri distantsi hoidmise ja riidetükiga on võimalik peatada surmava taudi. Ei jõua lihtsalt enam ära rääkida inimestele. Ei jõua, nii lihtne asi. Ja ei saa aru, nii et siin tuleb ikkagi hakata nagu vähekene sellise hea loomulise eugeenikaga tegelema. Nii, aga et nagu tavaliselt siis ka on see vaktsiin meil juba põhimõtteliselt homseks valmis. Oota, aga minut on ka veel osa ikkagi võtmata. Vabandust. No seda küll jah, kui sul on mingi mõte, ega me... Ja, sest et ka mina tahan aidata surmava taudi alistamisse ning lihtsalt nüüd ongi vaja siinkohal välja selgitada, mis rakk minust võiks kõige paremini siis mõjuda inimkonna ümberkasvatamisel. See on raske küsimus tõesti. No võib-olla mingid geneetiliselt muundatud embrüonaalsed Huvitav, mis osa minust on kõige vajalik? Seljarakud. Miks selja? No, Rõi on hea kasvama panna. Okei, miks mitte? Kui ta on midagi parem mõte, siis saab alati ju juurde panna, et see pole ju meie teadlasteks ka mingi küsimus, et iga saate pea ainult üks rakk olema. Et võib panna ise nagu seljarakke ja siis selgroorakke nii-öelda. Ja siis kannidest veel peale nagu. No, kui jääb vaja pärast midagi juurde, siis saab alati lisada. Et... Jah. See on tore, et meil juba homsest siis hakkab juba vaktsiini turundamine. Ega meil iga vaktsiini doos ei pea ka tegelikult päris sama olema, et kui ühel on ainult selgrooga ja teisel on natuke rohkem kanne, siis pole ju hullu. No jah, võib-olla ongi vaja, mõtleb inimene tuleb ikka, et oleks... Taudi eest see vaktsiin kaitseb ju nagunii. No see on kõige tähtsam. Vähemalt ise pead põeda õrnemalt läbi selle. Ja no kui mõnele satubki doos, kus on ühte asja natuke rohkem, siis äkki see inimene vajabki just konkreetsemat kasvatust. Ja saabki vajaliku doosi kätte, et küll see lihtsalt läheb õigele inimesele. Õigesse auku, küll see läheb õigesse auku, jah.
ja sa saad ka teadlaste jutust kergemini aru, nii et edaspidi, kui televiisoris presenteeritakse sulle teadlast, siis sa juba automaatselt kohe saad aru, mida ta räägib. Ning sellega võib ka siis ühel hetkel sihukest asja teha, et inimestel oleks ka rohkem motivatsiooni neid vaktsiine osta, et kui sa oled saanud piisaval hulgal vaktsiine, siis sa saad näiteks iga 500 vaktsiini eest saad nii-öelda aasta ülikooliharidust. Või, ma ei tea, bakalaureusekraadi kätte mingist piirist. Jah, sest et ega ju... Ma tahaks lihtsalt reisile minna. Ma tahaks kooraudasse minna. Lihtsalt. Ma olen nõus selle nimel kõike tegema. Ükskõik mida nagu selles suhtes, et... No meil on lihtne. Peaasi, et pood lahti on. Mul on vaja sealt ühte võre varsti. Aga kui... vaktsiinil on ka siis see asi, et geneetiliselt muundatud organisme saab patenteerida. Siis kui inimene on saanud vaktsiini kätte ning geneetiliselt muundatud objekt, näiteks embrüonaalselt geneetiliselt muundatud kottirakud või neerurakud hakkavad arenema, nagu AstraZeneca sees, siis iga inimene on ju pärast seda mingis mõttes geneetiliselt muundatud organism. Jah, aga ma ei näe, et selles mingi probleem oleks nagu selles suhtes, et see ju ongi hea, sa lihtsalt näiteks, et kui sa jääd ühele sellele vaktsiinitootjale truuks ja käid lihtsalt ainult näiteks pakun välja Aruküla kosmoseprogrammi vaktsiinile jääd truuks, et siis ma ei näe mingit põhjust muretseda, et miks sa oled patenteeritud, kõik teavad, et sina saad Aruküla kosmoseprogrammi vaktsiine, järelikult oled teadlane. Mul on selle osaks äriidee. Isegi viroloog võib olla samal ajal. Me saame seda hästi, kuna meil on ikkagi ka mingi konkurents nagu AstraZeneca ja need teised, siis me võime ju välja panna nii- öelda kliendikaardid. Orto pidi ka tulema oma vaktsiiniga varsti välja. Nagu see... Saame väljastada Aruküla kosmoseprogrammi vaktsiini kliendikaardid, nagu erinevad kütusepakkud annavad, Circle K annab mingi klubikaardi, anname kohe klubikaardi. Et sa saad igalt vaktsiinid lihtsalt mõned sendid alla ja siis ongi mugav meie juures käia. Ei, ma ikka mõtlen ikkagi niimoodi, et meile see klient või patsient või, pigem klient ikka, teeb sinuga lepingu, otsekorraldus, igakuiselt antakse meile raha üle ja siis ta saab selle kaardi, ehk siis see klubikaardi ja siis selle alusel kogu aeg... Selle asemel saab siseneda igale poole. Saab siseneda ja pluss veel saab nagu maha ka. Huvitav, kuidas mina selle peale tulnud, see on ju palju parem idee. Ma olen ju ka teadlane. Äkki mul oleks seda sinu vaktsiini vaja? Ennem, kui sinu oma sisse segame, siis teeme süsti ära sulle. Hea meelega. Aga mina siis lähen vaatan poisi üle, kes sealt sellest süstlas välja arenes ja hakkan oma rakkudega möllama. Protseduure läbi viima. Selge, kuna meil on teadlastena tegemist, siis Eesti rahvas järgmise korrani. Kohtumisega. Jah, ülejärgmise korrani.